Renault Megane E-Tech. Renaultele ei ole elektriautod üldse võõrad, sellepärast et Renault on müünud üle 400 000 elektrisõiduki, mis kõik kokku on, ma ei tea, üle 100 miljardi kilomeetri läbinud. Aga et sellise klassi elektriautot neil veel ei olnud, siis Megane E-Tech on kindlasti masin omal ja õigel kohal. Mis minule Megane E-Techi juures meeldib, on see, et kuigi suured 20 tolli väljad ja siis see must tiivakaar ja nii edasi. Ei, selle auto juures me ei räägi mingist SUV-st ega linnamaasturist, see on kõige klassikalisem luukpära. Samal ajal see disainijooned on sellised elektriautolikud, et niisugune võre on ju eest ikkagi pigem ära kaotatud, kõik on sile. Ja mis mulle veel meeldib, niisugused lõigatud, nurgelised, konkreetsed nagu jooned, mis kogu selle masina olemust nii-öelda välja toovad ja teda ka isikupäraseks teevad. Ja kui ma siit mööda kõndisin, siis te nägite, kui mul on see võti või õigemini kaarditaoline asi taskus, siis tema juba tervitab, lükkab oma ukselingi lahti, tõmban siit selle masina ukse lahti ja võingi sisse istuda. Tagauksed ei ole ka mingi üllatus, neid ukselinke ikka on siia pandud. Kui ma õigesti mäletan, siis ka Renault Zoe'il oli see siin üleval. Ruumi koha pealt C-segment, mingisugune 440 liitrit pagasnikut, neljakesi mõnusalt sees istuda. Kas tagaistmel on piisavalt ruumi? Teate, see on selline asi, mida ei ole mõtet alati mõõta, et kas 1,90 m mahub nii ette kui taha istuma. Kui tihti te ikka neljakesi siukeste sõpradega kuhugi ja just sellise autoga nii-öelda pikale roadtripile hakata minema. Üks asi, mis ma veel näitan, suur massiivne uue põlvkonna Renault logo, äratuntavalt näed kaugelt. Mulle meeldib see, see on tegelikult selline ikkagi 21. sajand, 2020 on käes. Aga nende tulede kohta. Tuled ise on kitsad ja lihtsalt see signatuurtuli, mis päevasõiduna siin leedina põleb, see jätab mulje nagu tuld oleks hästi palju. Aga tegelikult pisikene riba, aga samas pimedas toimivad paganama hästi. Lähme nüüd sõitma. Mulle väga meeldib see, kui ma siia Megane'i sisse istun, siis kuidas neil on see ukselingi lahendus tehtud. Samamoodi jälle hüppab välja, saad mõnusasti kinni haarata. Aga salongist seest tervitab meid selline veidi elektriautolik lähenemine, aga samas on teda nagu mugav, lihtne kasutada ja kui sa oled harjunud Renault'ga, siis siin ei ole midagi sellist, et mis nüüd toimub. Ainukene asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, on, et roolist paremal toimub väga palju ja roolist vasakul toimub vähem. Ehk siis roolist paremal on siin üleval käigukang või käiguvalits õigemini öeldud, klaasipesu, klaasipuhastite siis kang ja siis veel see, mille kohta kindlasti saab ka klassikaline öelda raadio või siis audiokang, mis on Renault'el alati siin siuke käpakene rooli all olnud. Need, kes ei ole nendega harjunud, neile võib tunduda see võib olla kuidagi ebaloogiline, aga kui sa oled juba selle sõiduki endale soetanud või sellega nii-öelda mingid kilomeetrid ära sõitnud, siis sa oled sellega harjunud. Lükkad käigu siit sisse ja lähed. Ja no sõitmise puhul elektriautol, kui me Megane E-Techist räägime, 60 kW on see aku. Tehas lubab äkki 450 kilomeetrit sõiduulatust. Meie siin Ristoga katsetasime, siis jäi sinna 350-400 vahele arvutuslikult. Me ei sõitnud teda päris nullist tühjaks, aga kui me vaatame neid kulunumbreid, näiteks viimane kulu, mis siin on eelkõige linnasõidus olnud, 15,3 kilovatt-tundi sajale on minu arvates väga hea näit. Ta on siis 160 kilovatti, 220 hobujõudu. Tema kiirendus on siiski siukene tuntav ja 0-100 7,5 sekundit.
rooli taha on toodud siis, kuidas siis ütleme, rekuperatsioonilabad või? Ehk siis milles sa saad reguleerida seda, kui tugevasti ta pidurdusjõudu genereerib või siis mootoriga pidurdab, kui sa selle täitsa nii-öelda põhja paned ja gaasipedaali lahti lased, siis kohe poob niimoodi ära tuntavalt kinni. Aga see on üks asi, kui sa oled elektriautoga sõitnud, siis mina pigem sõidan alati nii-öelda maks võimsuse peal, sest et sellise sõiduga sa säästad piduriklotse, lased lahti, sätid, mõtled selle peale, et kuidas harjutad juba ennast sellega, et järgmise foori taha näiteks jõudes, sa lased lihtsalt gaasi lahti, sa ei pea seda pidurit vajutama. Mis mulle väga meeldib selles Megane E-Techis, on see rool. Ma tegelikult ei ole nii suure nii-öelda läbimõõduga roolide fänn. Ta on suhteliselt suur, aga ta istub hästi käes ja mis on tehtud, see üles on jäetud täpselt siukene suur auk, kus sa näed seda kellade plokki täis digitaalselt, kus sul on siis erinevad vaated, mis on veel niisugune väiksed nagu kuulid asjad, kui sul on siin need õhuavad, siis nende nii-öelda kinni ja lahti tegemiseks niisugune eraldi väikene slaider. Ma alguses isegi otsisin veidi, et pagan ei taha, et see nii külma mulle nagu peale puhub. Et siukseid disainikaid asju iseenesest ruumikuse poolest, ma arvan, on see auto ka igati ennast õigustamas. Kõik laekad vajalikud on olemas. Must laepolster on ka mingi siukene minu kiiks, mis ma ei tea, ühtepidi minu arust lisab uvasust, aga teistpidi sportlikkust. Üks asi on, mis siin salongis häirib ja just ka pikemat juhti. Väga mugavas kohas iseenesest paiknev telefoni laadimispesa. See ulatab siit oma nurgaga põlve juurde välja ja kui mina panen endal ideaalse istumisasendi paika, siis natuke jääb nagu jalgu. Aga teistpidi, ei tea, kui siin võtta püsikiirushoidja sisse ennast natuke kohendada, siis see nüüd mingisugune dealbreaker küll ei ole. Mis on hea? Tal on endal juba sees Google Maps, aga muidugi telefoni juhtmevaba ühendamine Apple CarPlay abiga. See puuteekraan on suur, püstine, sama stiilis nagu on Renaultil juba pikemat aega olnud ja füüsiliste nuppudena siia kliima nii-öelda paneel jäetud ehk et kõigile neile, keda natuke see puutetundlikkus häirib. Peale 400 kilomeetrit uue Renault Megane E-Techiga ma ütlen kindlasti seda. Stiilne, püüdis pilke, panipaigad ehk siis ruumikas ja ökonoomne madala energiakuluga. Aga kõige mõistlikum tule City Motors sisse ise proovisõidule, nii saad kõige paremini teada. Mina tegelikult ei tahaks seda võtit tagasi anda. Aga peab.